Hea sõber, tere tulemast sellele kanalile. Täna mõtiskleme teemal, mis ühel või teisel kujul iga kristlast puudutab. Kuid millest koguduses räägitakse tavaliselt tagasihoidlikult või vaikitakse üldse. Küsimus on selles, kas kahtlused võivad olla meie usu loomulikuks osaks. Paljud usklikud tunnevad häbi, kui neil on tekkinud küsimusi, sest oleme harjunud mõtlema usust, mis peab olema tingimata kaljukindel ja kahtlustest vaba. Nii arvatakse, et tõelise usu tugevus seisnebki selles, et see suudab anda vastuseid kõigile küsimustele. Aga kui vastuseid pole, siis või nende saamisega läheb aega liiga pikalt. Öeldakse, kui sa usud, siis sa ei kahtle. Kuid küsigem, kas ikka on nii? Kahtluste puudumine ei pruugi tähendada tugevamat usku. Näiteks lapse usk on sageli lihtne ja sirgjooneline, aga täiskasvanuks saamisel kerkib tal ikkagi ausaid küsimusi ja kahtlusi. Piiblit lugedes avastame midagi üllatavat. Seal kirjeldatud usu suurkujudele polnud kahtlused võõrad. Mõelgem näiteks Taavetile, kes korduvalt hüüdis, kui kaua veel, issand. Või Rist Johannesele, kes saatis vanglast Jeesuse juurde saadiku küsimusega, kas sina oled see, kes pidi tulema või peame ootama teist. Ja isegi Jeesus ise hüüdis ristil, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kui isegi sellised usumehed esitasid küsimusi, siis peaks ka meie imestama, et me vahel kahtleme. Suurepäraseks näiteks on siin apostel Toomas, kes ütles, kui ma ei näe ta käte haavu, ei usu ma. Jeesus ei karistanud teda selle küsimuse eest. Vastupidi, ta tegeles Toomasega isiklikult ja just tänu sellele kujunes Toomase usk isiklikuks ja sügavaks ja lõpuks päädis sellise tõelise usu tunnistusega minu issand ja minu Jumal. Niisiis, kuigi me oleme harjunud nägema usku ja kahtlusi vastanditena, ei ole need siiski tingimata vastandid. Piibli järgi on usu vastandiks pigem uskmatus või ükskõiksus. Ükskõikne inimene ei vaevu isegi küsimusi esitama. Kahtlus aga tähendab, et sa otsid, sa võitled ja sulle lähevad need asjad ikkagi korda. Võib ka nii arutleda, kui mul oleks Jumala kohta 100% laboratooriumis kinnitatud tõendus, siis ma ju enam ei usuks. Ma lihtsalt teaksin, et on olemas, nii nagu 2 + 2 on 4. Teadmine ei vaja julgust ega usaldust, aga usk vajab nii üht kui teist. Nii võiks öelda, et kahtlus on nagu usu südametunnistus. See hoiab meie usu ausana. Muidugi on olemas 2 sorti kahtlust. On olemas sellist küünilist kahtlust, mis ei ootagi vastuseid. See on nagu üks selline lõputu skeptitsism. Ja on olemas ausat kahtlust, mis tahab teada ja otsib alandlikult vastuseid. Aus kahtlus on tegelikult see, mis viib meid Jumalale lähemale. Aga sa küsid võib-olla, kuidas ikkagi kahtlusega elada? Mida teha siis, kui küsimusi on rohkem kui vastuseid? Ja ma pakuksin siin välja 3 sellist sammu.
Esiteks, ära karda küsida, ära jää oma küsimustega üksi. Mine oma kahtlustega Jumala ette, muuda need kahekõneks. Jumal ei ole mingi habras idee, mis pihustub sinu kriitiliste küsimuste all. Su palve on aga nagu adra surumine hinge kuivanud pinnasesse, et see saaks hakata vilja kandma. Teiseks, ära jää üksi. Otsi usaldusväärseid teekaaslasi, neid, kes aitaksid raskeid kive sellelt kuivanud hingepõllult ära veeretada. See ongi koguduse algne mõte. Kui su usk on hetkel nõrk ja kahtleb, siis saavad teised sind aidata. Neil on vastuseid ja isiklikke kogemusi sarnastele olukordadele, nagu sina praegu just läbi elad. Ja lõpuks ela edasi ja mäleta möödunut. Jätka palvetamist, isegi kui tundub, et vastused viivivad. Tuleta meelde, et kunagi külvatud seeme on sinugi elus vilja kandnud. Meenuta, mida Jumal on su elus juba teinud. Sellised mälestused on sul elu tormides ankruks. Kõige liigutavama näite usust leiame aga Markuse evangeeliumis, kus haige poisi isa ütleb Jeesusele: mina usun, aita mu uskmatust. See on lause, kus usk ja kahtlus on läbi põimunud. See mees ei teinud nägu, et kõik on korras. Ta rääkis nii, nagu ta tundis, kuid Jeesus ei tõuganud teda ka selle pärast ära. Kahtlus on nagu ausa usu südametunnistus või nagu künd ja ader, mis lõikab läbi kõva pinnase, et seeme saaks mulda langeda ja vilja kanda. Palvetagem. Issand, sina näed meie küsimusi ja hirme ja kahtlusi. Aita, et me ei põgeneks su eest, vaid suudaksime tulla sinu juurde just sellistena, nagu oleme. Anna meile julgust otsida tõde. Jeesuse nimel. Aamen.